Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere Kaisa! Tere Kaisa! Oled sa valmis tänaseks episoodiks? Absoluutselt. Kas sa oled valmis? Jaa. Me tegelikult just arutasime, et esimesed episoodid Kaisa on kogu aeg juhatanud ilusti meie podcasti sisse, sest et tal on kuidagi need ideed, et mida ilusti öelda poliitiliselt korrektselt, et kõlaks nagu võimalikult siuke eeskujulik podcast. Ausalt öeldes mina oleks lihtsalt mingi, yo, what's up? Me võime ka nii teha, et see ei ole üldse mingi reegel. Okay. Järgmine kord alustad sina. Järgmine kord alustan mina, aga mul tunne, et mina iga kord alustan oma highlightsidest ja low pointidest. Okei, ma alustan seekord. No alustame siis seekord negatiivsest või? Lõpetame palun high pointiga. Ma ütleks, et seljavalu on miski, mida ma viimase nädala jooksul olen tundnud, mida ma enne seda pikalt ei ole tundnud. Seega see oli kuidagi eriti rõve ja täitsa mitu päeva kestis. Aga lihtsalt lampi tekkis või nagu mis? Ma ei teagi, nagu mul oli korralik seljapäev jõuksis. Ja siis kuidagi peale seda, aga see ei tundunud mulle täielikult nagu lihasvalu, vaid see tundus nagu alaseljas oleks midagi valesti ja seda ma olen ka varem tundnud. Aga ma venitasin suht palju ja nüüdseks on praegu korras, nii et thank God. Meil üldse need halvad asjad siis eelmisest nädalast kattuvad. Mul oli ka seljavalu. Ületöötamine. Tegelikult on lihtsalt see, et ma pean endale tuletama ikkagi meelde, et ma ei ole 16 enam ja ei saa päris niimoodi oma keha retsida, lõhkuda, nagu siis seda sai tehtud. Sest et minul on ilmselgelt ju tööga seotud, et miks mul nagu selg on valus, nii et see oli ka minu eelmise nädala nii-öelda kõige meeldejäävam halb asi, mis tegelikult mingis mõttes on päris hea, et see oli ainukene, nagu mis mul niimoodi meelde tuleb, et ei ole midagi hullemat. Et nagu selles olukorras ma mõtlen, okei, kuule, kui see on su kõige hullem asi, mis sul meelde tuleb, siis tähendab, et eelmine nädal oli nagu väga edukas nädal. Ja seljavaluga, seal on ikkagi mingid lahendused või mingid asjad, mida sa saad teha sellega. Ongi kas venitada, minna massaaži. Mis sinu puhul muidu tavaliselt töötab kõige paremini, kui sul on seljavalu? Massaaž. Ja kas te saate aru, et mul on jõuludest alates mul siis nii-öelda, kas ma võin öelda ämmi-äi või tannivanemad või? No abielust ei ole. Ei ole abielus, nii et yes, tannivanemad siis kinkisid mulle mingis summas massaaže. Ja mul on, et ma kunagi olin mingi, et tahaks täiega minna, nii nüüd mul on see võimalus, miks ma ei lähe, sest et nüüd pole aega või nagu, okei, ma ei saa, see ei ole ka täielikult tõsi, mul on aega. Sa ei ole prioritiseerinud ma ei ole prioritiseerinud seda enda päevakavasse täiesti. Ja tead, mis veel on? Nii. Sinna peab helistama. Ei, meie helistamisega. See on väga halb lugu. Let me tell you. Ma olen teinud müüki. Ja miks ma läbi ei löönud? Oli sellepärast, et ma ei helistanud. Ma lihtsalt ei suuda. Ma ei ole see helistaja. Ma ei saa, nagu okei, ma võin end kokku võtta, kui midagi väga hullu. Näiteks, kui mul on mingi lennupiletitega mingi jama, mul on kohe vaja infot, ma helistan. Aga kui see on siuke asi, mille pärast ma tegelikult otseselt nagu saab võib-olla kuidagi muud moodi, siis ma üritan seda muud moodi, aga see koht tõesti see on ainult helistamisega, kuna see pole mul nii-öelda pakiline asi, siis ma ei näe seda motivatsiooni helistada. Ja teate, kõige naljakam asi on minu arust see, et me oleme koos müüki teinud. Oh my God, jaa. Ja meil olid nagu helistamispäevad, mis me siis kokku leppisime ise. Ja see oli nii naljakas. Me lihtsalt mõlemad mingi ei taha alustada, ei taha. Siis me olime eri ruumides ja lõpuks, no ma ei tea, kas ütleme, mis meid siis lõpuks aitas kõige rohkem või? No, teate jah, siin me ei gatekeepi, mis meid aitas, no pokaal veini. Ja oli palju kergem teha neid kõne. Midagi nagu, see rahustas närvid maha. Väga halb libe tee alkoholismini. Ja sellepärast me lõpetasime selle töö, see ei sobi meile ilmselgelt, sest et no ei taha väga mingite abivahenditega, milleks on siis alkohol, ei taha nagu tööd teha. Jah, nii et see karjäär siis jäi sinna paika. Ja. See on nii naljakas minu arust, kui ma mõtlen sellele.
No igal juhul, ehk siis ma ei tea, kuidas me jõudsime just selle teemani, ma ei mäleta. Sina pead helistama ikkagi massaaži kohta. Aga jah, võid siis kasutada olukorda, kui sa oled pokaali veini ja võib-olla siis helistad sinna. Et tere, mul massaaži aeg või? Okei, tegelikult ma ei oleks ju lätras, aga no. Ja kui me tegime neid müügikõnesid, ega me siis ka... Ja lihtsalt see oli nagu reaalselt pool klaasi. Ja pool klaasi veini, see oli ilmselt see mingi nocebo efekt ka veidi, et Mis efekt? Nocebo. Placebo ei ole või? Ei. Mulle tehti see kunagi väga selgeks, et see ei ole mitte placebo, vaid see on nocebo. Ja kui sa guugeldad, kusjuures ma võtan ka oma telefoni välja igal juhul, kui sa guugeldad, siis tulebki päriselt välja, et see on see õige termin, jah. Ta laeb, nii et andke mulle 2 sekundit. Aga jaa, mina arvasin ka kunagi, et on placebo. Ma olen terve elu kasutanud seda placebo sõna seal. Jaa. Okei, teate, ma pean selle kunagi üles otsima, igatahes siin on placebo versus nocebo. Igatahes guugeldage ka ise, kui teid huvitab ja saage teada. Jah, no ma lihtsalt nüüd kasutan seda sõna. Okei, selge. Okei, tagasi teema juurde tulles. Positiivsed highlights viimasest nädalast. Minul on võib-olla nagu natukene lame highlight, aga kui ma mõtlesin, siis see oli minu jaoks väga positiivne. Ma käisin üksinda shoppamas. Ja see oli kuidagi nii rahustav. Ma ei tea, ma käisin Rocca al Mares üle pika aja, seal on igast sisustuspoed ja riidepoed. Ja üksinda oma mõtetes proovisin mingeid asju selga, sain -50%-ga 2 paari pükse, väga ägedad püksid. Ma ei tea, mis maailmas see rahustav on. Kui sa ütlesid, et ma käisin shoppamas ja rahustav, siis minu mõte on hea snäkk. Ma viskan end diivanile pikali, löön Asos äpi või mingi äpi lahti ja siis ma shoppan. Nii, see on ka. Ja tead, enamasti ma pean nõustuma, et shoppamine ei ole väga rahustav tegevus mu jaoks. See ei ole rahustav ainult füüsilises poes, sest et seal on üldjuhul, vähemalt nii palju, kui mina olen jõudnud poodidesse, alati inimesed, ja ma jõuangi sellel ajal, kus inimesed on tulnud kas töölt või midagi sellisel kellaajal, kõik on nii närvilised, siis mingi sigimine, sagimine käib, Saaras alla indlus, et see näeb veel nagu kaltsukas, ehk siis kõik on laiali ja siis ma lihtsalt olen seal mingi, kas mul on mingi OCD või ma ei tea, mis asi, et ma vaatan või ADHD või whatever, et ma vaatan neid asju, mul nagu ärevus, ma olen nagu mingi, oh my god, see on kõik nii sassis, nii räpane ja ma ei suuda keskenduda, ma ei leia mitte midagi. No võt sellepärast võib-olla ma toongi selle praegu ka välja, et see on nagu pigem selline erakordne kogemus ka minu jaoks, et see oli nagu nii meeldiv ja mõnus. Nii et, kas sa käisid päeval või? Jah. Okei, siis oli natuke rahulikum. Ja ma teadlikult läksingi sellisel kellaajal, mis on nagu ennem seda, kui inimesed töölt tulevad. Nii et sa pead valima kellaaegasid. Ja võib-olla mitte siis nende soodukate ajal minema. Jah, aga soodukate ajal on kõige magusamad pakkumised. Sellepärast sa ju lähedki sinna. Jah. Mina sattusin muidugi nende soodukate peale, kus ma need püksid sain täiesti juhuslikult. Kuskil oli mingisugune stange, ülipalju pükse ja ma olin mingi, wow, soodukad. Wow. Nii, ja sinu highlight? Minu highlight on see, et ma jõudsin 3 korda trenni. Võib ka veits lame olla, sest kõik on nagu mingi that's it. Aga see on minu jaoks väga suur saavutus. Kusjuures trenni all, ma ei loe trennide alla tantsutrenne, proove, mingeid ujumistrenne, vaid ma loen sinna alla jõusaali trennid. Sest et ilmselgelt ma muidu olen ka väga aktiivne nagu inimene, väga aktiivse elustiiliga inimene, ütleme niimoodi. Aga sinna elustiili mahutada hetkeseisuga jõusaal, mis aitab nagu lihaseid hoida rohkem toonuses ja nii-öelda mingis mõttes säilitada seda figuuri, mis mulle meeldib. Ilma kahjuks jõusaalita ma ei saa seda, sest minu keha on hästi selline nagu pulk. Ehk siis kui ma ei käi jõusaalis, siis ma olen suht nagu tillu. Ja tantsimine, eks on väga hull kardio, nii et selles mõttes siis see veel paneb veel korraliku põntsu sellele, et sa kaotad lihast. Nii et ma jõudsin 3 korda trenni, mis ma olen pannud endale selle aasta kooliks, et iga nädal võiks ikkagi 3 korda käia. Siis mul on ülihea meel, et ma lõpuks nagu suutsin seda teha. Ma ei tea, kas ma olen sulle üldse öelnud, et mina tõstsin endal selle 4 peale muidu. Tõstsid, mina tõstsin kunagi, ja ma sain aru, et oota, aga see ei ole realistlik. Kuigi mingi aeg me käisime ikkagi. Käisime, aga see oli enne, kui ma olin tantsutreener. Ja, see oli enne. Aga ma nüüd enne seda meie reisi, mis meil on tulemas, siis ma otsustasin, et ma pean praegu tõstma seda kordade arvu.
aga jah, 3 on ka väga hea, see üldse nagu selles suhtes, kui sa suudad nagu consistently midagi järjepidevalt siis eesti keeles. Appi, me veel üritame, see eesti keel vaikselt tuleb. Ja ma arvan, aga te olete siin, et meiega aega veeta ja meiega aega veetes me räägime kõik niimoodi. Mida rohkem mugavamaks me lähme, siis seda ilmselt. Seda rohkem neid ingliskeelseid sõnu tuleb. Kahjuks. Aga me proovime ikkagi leida eestikeelseid sõnu ka. Aga et järjepidevalt millegi tegemine on ikkagi saavutus, nii et ära üldse tee mahu seda enda 3 korda nädalas. Ei, absoluutselt, ma olen väga õnnelik selle üle ja nagu ma ütlesin, ma tegelikult ei ole mingi bloog, kes on mingi iga päev kodus, vaid ma päriselt ju olen väga aktiivne, nagu tantsimise kõigega, nii et igat pidi ma liigutan ennast, aga lihtsalt see jõusaali sees oli nagu eriti kirstordil. Aga ma olen üritanud nii pikalt rääkida, et mitte selle teema juurde minna. Teate, me võtame pisikese pausi, aga kui me tuleme tagasi, siis me hakkame väga controversial teemal rääkima. Laura Valk on siis nagu tuum, aga sealt siis naisenergia, meesenergia, kes maksma peaks. Põhimõtteliselt, mida meie sellest teemast arvame, sest et minu jaoks pool sellest on tegelikult bullshit. Okei, me läheme pausile ja siis me tuleme selle teema juurde tagasi. Nii, ja me oleme oma väikselt pausilt tagasi. Kogusime oma mõtted kokku. Ja. Minul on reaalselt tehtud, kui sa jälgid YouTube'is, sa näed, et ma lehvitan oma telefoni, aga mul on tehtud screenshotid siis tekstidest. Sest et ma ikkagi tahtsin, et kui me nüüd räägime sellest nais- ja meesenergiast, siis me natukene nagu loeme ka, et no mida see tark Google siis ütleb, eks ju, selle nais- ja meesenergia kohta, sest ilmselgelt see ei ole tegelikult väga mitte midagi ütlev. Et kas see on siis nagu ongi, et naisel on naise energia, mehel mehe energia, tegelikult see on ju täiesti teine teema. Ja. Põhimõtteliselt, kas ma võin siis lugeda ette, mis ma leidsin? Jah, põhimõtteliselt miks me alustame sellest nais- ja meesenergiast, sest et mulle tundub, et Laura Valk hästi palju toetub üldse sellele, kui ta räägib sellest, kuidas siis asjad peaksid olema, kuidas suhtes peaksid asjad olema, siis ta väga palju keskendub sellele nais- ja meesenergiale ja me siis tahtsime selgeks teha endale, et mis tegelikult üldse, mis need energiad on. Jah. Et mis energias me siis oleme nagu ise, eks ju? Jah, näiteks. Okei, võtame üliametliku kirjelduse, mis on inglise keeles. YouTube'i saame panna tõlked alla, aga me saame siis kokku võtta. Et sa võtta kokku. Edasi nagu nii räägime eesti keeles kõigest. Nii et. Masculine energy is characterized by doing and achieving and is molded by logic and reason. The feminine is more intuitive, oriented towards receiving and allowing, and characterized by being. When these energies are balanced, we experience a greater sense of harmony and fulfillment. Siit siis justkui tuleb välja, et mehed on need tegijad ja naised siis on, ja ma tean, et Laura on kasutanud sõna voolavad, et naised on voolavus, sükses energias, sinna kergus. Mida see üldse tähendab, mis uinamuinat me nüüd siin ajame mingi voolavas energias? Ma tahan siinkohal, enne kui me hakkame sellest rääkima, mul ei ole Laura Valgu kui inimese vastu mitte midagi. Isiklikult ma teda niimoodi ei tea. Ja kolmandaks, ma ei saa öelda, et ma 100% ei nõustu temaga, sest et tal on mingeid ütlemisi, millega ma kindlasti nõustun. Mis on sellised loogilised asjad minu jaoks ja mida mina ka oma elus näen, et jah, et ma käitun niimoodi vahepeal. Jah, ja mis ma veel tahaksin öelda on see, et ükskõik, olgu see Laura Valk, meie kas või ükskõik, kes siis kuulutab nii-öelda oma tõtt või jagab oma arvamust millestki, siis me alati peaksime sealt infost selekteerima selle, mis meile sobib, mis meie tõekspidamistega sobitub, meie eluga sobitub, et mitte kunagi mitte ühtegi asja võtta 100%, et keegi ütles ja nüüd ma lihtsalt täiesti tõstan selle enda ellu, et alati kõike, mis meie ütleme, sa ei pea võtma seda tõena ega üldse rakendama enda ellu. Me lihtsalt räägime oma arvamusest ja ma võtan ka kogu Laura juttu kui tema arvamust, mis ta on siis kokku pannud erinevatest, ma ei tea, koolitustest, kus ta on käinud ja infost, mida tema on saanud kuskilt. Nii. Ja, nii. Ja nüüd võtame siis eestikeelse teksti ka. Ja lihtsalt, kui ma seda lugesin, andke andeks mulle, aga magas pole piisavalt see lillelaps, hipi, peapaelad, lilled, nagu
reaalselt, sest et kui ma loen, mul tekib mingi hääl pähe, nagu umbes kui sa filmi vaata see mingi karakter ja see on lihtsalt, kui sa loed seda teksti, siis on siuke tunne nagu mingi lillelaps oleks mingi lillelaps on selle kirjutanud. Nonii. Ei taha kedagi halvustada, aga lihtsalt see on see, kuidas minu mõistus selle vastu võttis. Nii. Meesenergia on aspekt, mis on fokusseeritud väljapoole. Ta on see osa jumalast või vaimust, mis püüdleb välise poole suunatud tegutsemise poole. Annab vaimule materiaalse olemuse, vormi. Seetõttu kannab meesenergia tugevat, loovat jõudu. Meesenergial on loomulik olla äärmiselt keskendunud ja eesmärgile pühendunud. Sel viisil loob meesenergia individuaalsust. Meesenergia võimaldab sul eraldada ühest tervikust, seista üksi ja olla konkreetne indiviid. Okei. Ja nüüd tuleb see, naisenergia on koduenergia. Ta on algallika energia, voolav valgus, puhas olemus. No seal on kindlasti veel, aga lihtsalt nagu ja et naise missioon on kehastada armastust ja jagada seda armastust igal pool, perekonnas, tööl ning kogu oma päevas. Ka Dalai Lama on öelnud, et just lääne naistes on piisavalt teadlikkust ja tugevust, et oma ellu teadlikult neid pehmeid naiselikke kvaliteete tuua. Aga no voolav. Nagu ja nüüd tegelikult kõik need allikad, mis me oleme lugenud, siis seal on ka öeldud, et igas inimeses on tegelikult olemas neid mõlemat energiat. Igas inimeses peab olema. Ja peabki olema mõlemat. Sest et muidu sa ju ise nagu, kui sul on see, et sul on kodus on mees-meesenergias, sina naisenergias, aga kui te eraldi olete, siis te ei ole balansseeritud. Nagu sina oma sees, siis ei ole tegelikult täielikult nagu tasakaalus. Jah, sest et just siis sa pead kogu aeg nagu vajama seda inimest enda kõrvale, et üldse tasakaalus olla. Yeah. Et sellepärast nagu meie sinuga ilmselt oleme mõlemad nagu sellel arvamusel, et sinust peavad ikkagi need mõlemad olema, et sa üldse saaksid nagu hakkama siin tänapäeva elus ja et sa nagu ise saaksid hakkama endaga. No just, kui me vaatame sellest perspektiivist, et mees peabki balansseerima sind, et sina saaksid olla kogu aeg oma naiselikus energias, peab tema olema mehelikus energias, aga see ongi, et eraldi te siis hakkama ei saa, et see ongi nüüd, et me peame kogu aeg toetuma üksteisele või? Aga see on ju kole elu. No see peaks olema harmoonia siis. Aga see ei ole harmoonia ju sinu sees, see on lihtsalt jah, sul on kellega sõltuvus suhe kellestki. See tundub nii. Jah. Okei, aga tegelikult oota enne, kui praegu me räägime terminoloogiast, me räägime nagu, mis me oleme Googlest, eks ju, leidnud. Ausalt öeldes, Laura Valgu teemaga ei olnud mina enne kursis, kui Kaisa üldse soovitas, et me võiks näiteks sellest teemast rääkida, sest et tõesti see on väga aktuaalne teema praegu. Kõik räägivad sellest. Kõik räägivad sellest. Nii et palun nüüd tee mulle väike lühikokkuvõte, mis teema selle Laura Valguga on siis? Sest et võt, nüüd, kui te õpite mind rohkem tundma, siis mina väga ei jälgi näiteks mainstream seda ajakirjandust, meediat üldse ja nagu mul on oma ajaga paremat teha. No Laura Valgul on nagu hästi kindlad põhimõtted, et milline peab üks õige mees olema ja milline peab siis õige naine olema, kuigi mulle tundub, et suurem rõhk on sellel, et ta räägib, milline see õige mees peab olema. Okay. Et ja tema, nii palju kui ma olen aru saanud, siis ta rõhubki sellele, et õige mees on see, kes teenib hästi raha ja on selline organiseerija, korraldaja ja teeb nagu naise eest palju asju ära või teeb siis neid naise jaoks, et tema sõnu, ma olen temast nagu aru saanud, et talle on hästi oluline, et mees siis nagu tõesti hoolitseks tema eest igasugustel materiaalsetel viisidel. Et olgu selleks siis, et mees peseb tema autot, maksab arved, kui nad väljas käivad ja on see, kes bookib mingi laua, kui on kuskile date'ile minemine ja nagu selline organiseerija on mees. Ja vot nüüd minul on nagu tekkinud see küsimus, et ta ei ole minu arust nii selgelt sõnastanud seda, mis siis, või minul tekib see küsimus, et mis see naise, ma ei tea, naise ülesanded või mis see naise pool siis kõik on, et võt, see on see küsimärk mu jaoks. Mul on ka see küsimärk, sest et enne kui me muidugi alustasime selle episoodi salvestamist siin, siis ma natukene ikkagi tema sotsiaalmeedias vaatasin, et see What would Laura do, eks ju, tal on see segment seal Instagramis, siis inimesed saavad oma küsimusi talle saata. Jah, et mis sina selles olukorras teeks? Umbes nagu meil on, et mida Kaisa teeks.
ja seal oli ka keegi küsinud, et okei, et sa räägid kogu aeg sellest nagu, et mees teeb seda ja mees peaks seda tegema, aga mida Laura teeb? Mida sina teed selle mehe jaoks? Ja sellel hetkel ta oli, ma pigem ei avalikustaks, mida mina teen, et ma olen lihtsalt armastav ja hooliv naine niimoodi, aga ta ei ütle, mida ta teeks. Ta meestele ütleb küll konkreetselt välja, mees maksab, mees teeb seda, mees peaks seda tegema, mees käib nii, ütleb nii, bla, bla. Aga tõesti, et kui on nüüd aeg rääkida, et aga mida see siis nagu naise energia või mida see tähendab, mida sina siis teed? Ja et milline sa siis oled, kui sa oled selles naisenergias või mis on need asjad, mida sa pakud seal suhtes et siis? nagu mitte sellepärast, et me tahaks mingi, no mida sa siis teed, vaid nagu õpeta meile, mida siis meie tegema peaksime, mida nagu naine tegema siis peab. Jah, et me ei saa ju rääkida nagu ainult ühest poolest kogu aeg, et me peame sellest teisest poolest ka rääkima ja nüüd sealt laseri episoodist nagu mulle jäi ka selline mulje, et ta nagu ei peatunud kuidagi sellel teemal, kui talt küsiti, et et aga vist oligi a la selline küsimus, et mida sina siis seal suhtes pakud ja kuidagi ta oli selline muigvel olekuga ja selline, et justkui sealt võib-olla see on ainult mulle tundus, aga sealt natuke jäi selline mulje, et nagu midagi seksuaalset oleks tal mõtteis, et tema justkui siis võib-olla pakub siis, ma ei tea, magamistoas midagi mehele. Aga kui see nii võib-olla, ma täiesti eksin, täiesti võimalik, et ma olen valesti aru saanud tema vihjetest olemusest, aga kui see nii peaks olema, siis sellega ma ei nõustu absoluutselt. Seks ei ole asi, millega me suhtes kaupleme. See ei ole midagi, mis üksteisele annab millegi vastutasuks. Nagu... No see on täpselt nagu toiduga öeldakse, et kui sa tahad tervislikku suhet toiduga, siis see ei ole auhind. Ja, see ei ole kui sa tahad tervislikku suhet seksiga, siis see ei ole auhind. See ei ole, sest et seks on mõlemale osapoolele selleks, et mõlemad saaksid nautida siis seda, aga kui see hakkab olema nii, et üks seda nii-öelda annab teisele millegi eest, siis see on juba ebatervislik suhe nagu suhe üldiselt ja suhe seksiga. Ma nõustun sellega. 100%. Et see ei ole see, et sa saad seksi siis, kui sa oled maksnud mu arved ära või sa saad seksi siis, kui sa oled bookinud meile selle puhkuse ära ja värki-särki. Oh my god, mul on see halb komme teha mingit häält. Ma üldse ei mõtle, et Laura niimoodi räägib, vaid lihtsalt see kunagi käisin teatriklassis ja siis me võtsime mingi karakteri. Ja siis see on minu see nii-öelda... Kui sa kedagi teist... Kui ma kedagi teist ma ei saa öelda imiteerin, kui ma lihtsalt kedagi teist kehastan, siis ma võtan mingi karakteri. Tegelikult ma ei arva, et Laura niimoodi räägib. Ma tean, et ta räägib nagu normaalne inimene. Ja, aga siit ma arvan, tegelikult on hea minna edasi üldse selle peale, et Lauraga keskendub nagu sellele, et mis on need meeste tööd. Või nagu... Mul on tegelikult üks, enne kui me lähme, sa kindlasti tahtsid sealt arendada ja ma tean, et me jõuamegi selleni. Täpselt nagu me arutasime, et ta ei ütle, mida naine tegema peaks ja nagu, et ainult on, mida mees tegema peaks. Mul on nüüd see küsimus. Kui me jõudsime Googlest või saime Googlest vastuse, et tegelikult meis kõigis leidub mees ja naisenergiat, et ei ole, et sul on üks energia. Igaüks muidugi valib, et kus ta dominantselt nagu asub, et kas ta asub oma meesenergias või naisenergias. Aga nüüd, kui sa paned mehele peale selle surve, et tema peab kogu aeg olema meesenergias. Kogu aeg. Ta on tööl meesenergias. Ta on kodus meesenergias. Aga sina naisena, sest et nagu ma olen aru saanud, siis sa ütlesid, et Laura on vist sellest rääkinud ka, et tööl ta eelistab olla meesenergias, kodus ta tahab olla naisenergias. Millal mees saab selle valiku teha? Jah, see on väga hea point, sest et jah, Laura on tõesti ise öelnud, et kui on töötav naine, siis jah, töö juures paratamatult peab olema rohkem selles meesenergias, sest töö juures sa ei saa olla selline pea laiali otsas, need ei ole nüüd Laura sõnad, aga selline voolav ja et see lihtsalt kahjuks nagu professionaalses mõttes väga ei tööta. Ehk siis jah, et naine saab siis valida selle, et tööl ta on meesenergias, kodus. Laura on ka öelnud, et kodus ma ei taha olla mees, ma tahan olla naine, ma tahan, et minu eest hoolitsetakse, ma tahan selles naisenergias olla. Aga jah, et mehele just kui mulle tundub, on see ootus, et ta peab kogu aeg olema tõesti meesenergias. Või vähemalt ma ei ole kuulnud selle kohta küll, et millal siis mees võiks rohkem naisenergias olla, kas üldse. Võib-olla ta lihtsalt ei ole puudutanud seda teemat, aga kuna ta ei ole puudutanud, siis paratamatult tekibki siuke arvamus, et sa ei arvagi, et mehed üldse peaks olema naisenergias ja muidugi kindlasti on olukordasid, kus ongi vaja, et mees oleks meesenergias, aga miks me ei lase neil ka olla
nii-öelda need inimesed, kes nagu küsivad abi või vajavad hoolt või on ka siuksed, et tulen koju ja lõõgastun ja nagu mis selles halba on? jah, ma nõustun, et ja noh, kui veel meie isiklikust arvamusest rääkida, siis noh, ma usun ka, et kui sa oled ambitsioonikas naine, no ma ütleks meie mõlema kohta seda, et me tahame ikkagi nagu tööalaselt asju teha, me tahame head olla selles, mida me teeme, et siis ma arvan jah, et see on paratamatus, et sa pead ikkagi selles meesenergias olema päris palju. Et noh, ma ei... No aga lihtsalt see meesenergia tundubki aitavad sind edasi. See on jah, see see on see energia, mis paneb tegutsemine sind justkui ju, tegutsema. mis seal oli ka kirjas, et noh, see meesenergia ongi millegi loomine, tegutsemine, selline doing, nagu seal oli, et naise see olemus on being, mis ongi, selles suhtes ma nõustun, et kodustes tingimustes mulle meeldib väga lihtsalt olla. Ja et ma ei pea tõesti samasuguse drive'i ja sellise otsustusvõimeline selline olema kodus, et tõesti selles suhtes ma nagu nõustun Lauraga, et mulle meeldib kindlasti, kui partner võtab vahepeal sellise otsustamise enda peale ja mingi planeerimise, et alati muidugi ei taha enda peale seda võtta. Nüüd teine asi on see, et tegelikult ikkagi ma arvan, on palju naisi ja ma ise ka vahepeal, kes tahavadki otsustada, kes tahavad seda kontrolli, et võib-olla ma tahangi ise otsustada, kuhu me lähme sööma. Aga võib-olla see ongi nagu, kuidas see nagu piir paika panna, ongi see, et öelda mehele, et mul on väga hea meel, kui sa teed meie eest otsused ja sa pead ise olema nii-öelda vastuvõtlik sellele, et kui ta siis lõpuks võtab selle rolli, et otsustab sinu eest, siis sa ei tõmba kohe lukku ära, et mingi, ei, mis asja sa nüüd otsustad. Sest ilmselt see tekitab selle vale arusaama mehes, et ta ei tohiks seda teha või ei saa, et sa oled ju nii kontrolliv, värki-särki, aga ongi, et piirid, et jah, kui ta pakub midagi välja ja kui sulle meeldib, siis lähed kaasa, kui ei meeldi, siis põhjendad ära, miks ei meeldi ja nagu, et ei tekita seda tunnet temas, et mingi, ei, mis asja sa ei saa millegagi hakkama. Et aga samas, et siis panna ka see piir, et aga kui näiteks, ma ei tea, võtame, et meil on vaja uut, ma ei tea, tugitooli kohvilauda, siis lase mul see otsus teha nagu. Sest et see ei ole ju ka naisenergias nagu tegelikult naisenergias tehtud otsus. Siin on mul nagu küsimus, sest et seal vist selles eestikeelses oli, et kodu, et see naisenergia, midagi sõna kodu oli seal igatahes. Ehk siis nagu mulle jäi mulje, et siuksed kodused asjad on nagu naise teha, aga siis seal on ju ka vaja otsustada, et noh, ongi näiteks ütleme sisekujunduslikud mingisugused otsused. Nagu kelle hooleks, siis need peaksid justkui selle teooria järgi jääma, ma ei saa täpselt sellest nagu aru. Et aga ma nõustun jah sellega, et kui sa tahad, et su mees otsustaks, siis sa pead laskma tal ka päriselt otsustada ja nagu minema kaasa sellega. Jaa, sest mul ongi tunne, et enamus aja naised, nad tahavad seda ja kui see aeg on käes, et mees teeb mingi otsus, nad on nagu, mul ei meeldi, ma ei taha. Mul praegu pole tuju, et nagu sellega sa ju tekitadki teises selle tunde, et aga ma ju üritasin, sa oled mitu korda näiteks ei öelnud, et noh ongi, et aga millal sa siis jah ütled või millal sa lased mul selle otsuse nagu langetada? Jah, nõus. Aga me tegelikult peaks ilmselt veel puudutama, mis meie arvame, et on nais- ja meesenergia. Aga selleks me peame tegema veel ühe üli kiire pausi, sest et kaamera vajab laadimist. Näeme kohe. Ja meie mõtted siis nais- ja meesenergiast, kui me nüüd kokku võtame. Okei, mina võtan niimoodi kokku, et selleks, et sina indiviidina oleksid enda eluga rahul, peab sul olema mõlemat energiat. Ma nõustun sellega, et kõigil peaks olema võimalus võtta enda nii-öelda elus hetk, kus sa saad olla kas meesenergias, naisenergias, ehk siis kõigil võiks olla vaba valik sellega, et millal sa tunned, et mis energias sa olema pead. Ma kindlalt ei nõustu sellega, et mehed peavad ainult meesenergias olema. Et ma arvan, et selleks, et sina naudiksid oma elu täielikult, sa oleksid harmoonias iseendaga, on sul vaja mõlemat. Jah, sest et muidu nagu natukene jääb selline mulje, et sa peaksid justkui kogu aeg suhtes olema. Ja minu arust see isegi võib tõugata veelgi rohkem sellistesse ebatervislikesse suhetes. Jah, just kus sa nagu võib-olla sõltud liiga palju teisest poolest, mida me tegelikult ju lõpuks pigem
ei taha, sest et see võib nagu halvasti lõppeda. Et jah, iseseisvuse mõttes ma arvan ka, et peab mõlemat energiat olema. Nüüd küll, aga kui sa oled suhtes, siis ma nõustun, et seal võiks nagu, et mees võiks olla nagu mehelik ja kui naine seda soovib, on ju, ja tahab võib-olla enda käest kodus siis anda ära selle siukese otsustamise ja planeerimise, siis tal võiks olla see vabadus seda teha. Aga nüüd jah, see peab olema nagu ikkagi selline hästi nagu läbi räägitud ja et see mees peab ka tundma ennast, et ta saab vabalt sinuga ennast tunda, hästi ennast tunda, et ta ei pea kramplikult kinni hoidma sellest, et ta peab pidevalt olema nagu selline mees. Jah. Ma arvan, et sellega me saime hästi kokku võetud, aga nüüd räägiks natuke naiste ja meeste töödest. Et kas sinu arvates on mingid asjad, mida peaksid ainult mehed kindlasti tegema? Ma arvan, et ei ole, võt nii, kuidas ma nüüd seda ütlen korrektselt, nii nagu ma mõtlen. Ma arvan, et on tööd, milleks meestel on paremad füüsilised soodumused, et seda teha. Ehk siis rohkem jõudu. Võt see ongi põhimõtteliselt ainuke, rohkem jõudu või füüsiliselt neil on mingi eelis seda tööd tehes. Ongi mingid ehitused ja mis iganes asjad. Aga ma olen ka nõus sellega, et ka naine võib ehitusel töötada, kas siis lihtsalt mingi teise nii-öelda tegevuse nii-öelda kallal, et ei ole päris see, kes teeb seda füüsiliselt koormavat tõstab tsemendi kotti, on ju, et võib-olla mitte see on ja, vaid on selles tsemendi segumasina peal, mis segab seda asja kokku. Noh, et selles mõttes, et ma usun, et kõik tööd on sobilikud mõlematele osapooltele, lihtsalt meestel on mingi eelis mingeid töid tehes. Aga kui me võtame nüüd näiteks konkreetse näite, et Laura ise tõi Laseri saates selle näite, et tema arvates mees peaks autot pesema, tema autot. Et mis sinu seisukoht näiteks selles osas on? Okei, ja me sõbrannadega arutasime. Ma ütlesin, et mul on tunne, et ma ei hakka nime ütlema, aga sa tead küll, ma usun, et üks mu sõbranna tõstatas selle teema, sest et neil oli see arutelu enda elukaaslasega ja siis ta küsis minu käest sama, et aga Kaisa, mis sina arvad? Ja nüüd ma ei saa anda tegelikult väga objektiivset hinnangut. Tead miks? Minu enda elukaaslane on hariduselt autotehnik. Ja siinkohal ma ütleks, et minu autoga üldse, mitte isegi ainult pesemisega, vaid reaalselt parandamine, kojameeste mingi vahetamine, et see kojamees on mingi veits wonki või midagi. Kõike teeb mu elukaaslane, nii et ma isegi ei küsi, ta lihtsalt ütleb, et kuule, ma tegin selle ja ma tean, et paljud naised ei tea, mis tunne see üldse ongi, et mingi mees lihtsalt teeb autoga seonduva asja ära ja ütleb lihtsalt, et ma tegin ära, vaid enamus peavad ikkagi paluma, et kuule, kas sa palun paneksid mulle klaasipesuvedelikku või palun, kas sa viiksid mu auto pesulasse. See on minu jaoks nii iseenesest mõistetav osa minu suhtest ainult sellepärast, et see on tema haridus ka, ehk siis ta on päriselt eluaeg tegelenudki autodega. Ja kui me auto saime, esiteks see auto on meil ühiskasutuses, nii et oleks siis vaid, et see on ainult minu auto, et siis ta nagu peab seda tegema, aga see on ühiskasutuses, aga isegi meil on olnud elus see olukord, kus meil on mõlemal eraldi autot ka ja ta ikka tegutseb minu autoga ka, sest et mu peas on nagu see mõte, et aga see on niikuinii olnud tema töö, ta teab kõige paremini, mida seal teha, mida on vaja teha, nagu mida ma topin oma nina sinna. Aga nüüd, kui ta ei oleks, ütleme, et siis kui see ei oleks ta elukutse, kui see ei oleks asi, millest tema on haritud, kui see ei oleks asi, mida tema teab väga hästi, siis ma ei eeldaks ka talt seda, et ta peab seda tegema. Sest et ma arvan, et kui ongi nagu, kui on ühiskasutuses, miks mitte? Väga armas oleks, kui mees tuleb ise selle peale, et võiks nagu tegelikult tema tegeleda selle autoga. Kui on meil mõlemal eraldi autod ja ta isegi ei kasuta seda, siis miks ta peaks seda puhastama? Aga kas üldse on mingeid asju, jätame selle auto asja praegu kõrvale, aga kodus mingeid asju, mida sa eeldad, et ainult Tann teeks? Ei. Mul on tunne, et veidi ongi see, et ta on ise öelnud ka, et mingi, et miks sa nii kärsitu oled, et oota ära, et me teeme koos selle ära. Näiteks ongi, et me tõstsime seda diivanit, see diivan kaalub tonni, reaalselt see on nagu haigelt raske diivan. Ja ta tegelikult tahtis sellega aidata, aga ta unustas ja ilmselgelt ma ei hakka helistama, kuule, tule nüüd tagasi aitama seda diivanit tõsta, vaid ma tõstan selle ise ära koos Kaisaga, sest et me saame selle tehtud. Kui ta on kodus ja on asi, et ma tean, et ma võiks selle ise, nagu et ma saaks
nagu läbi raskuste sellega hakkama. Ma arvan, me elus saaksime üldse. Ja me saaks kõigega hakkama, kui väga vaja. Parandan oma lambi, pirni ja torud ära, kui vaja, eks ju. Aga kui mul on mees, kes on nõus mind aitama selles, ehk siis, et ma ei pea teda isegi tegelikult nagu otses mingi palun tee, vaid ma lihtsalt ütlen, et kuule, kas sa võiksid palun mind sellega aidata ja ta teeb seda, siis nagu on asju, ma saan kõik tehtud, aga on asju, mida ma eelistan, et tema teeb. Et ma arvan ka, et nagu idee poolest võiks olla nii, et sa saad kõikide asjadega, enam-vähem kõikide asjadega ise hakkama, aga on väga tore, kui sul on kaaslane, kellelt sa saad seda abi paluda. Seda tuge nagu. Yeah. Et kas või mingi lambipirni näide on ju, et kui mul ikkagi kodus lambipirn, ma ei tea, põleb läbi või mis iganes ja mul on seda päeval, ma olen üksinda kodus näiteks, mul on seda vaja. Siis minu arust on hea, kui ma oskan seda ise ikkagi vahetada või ma olen nõus seda ise vahetama, sest et see aitab mind minu elus. Kui aga mul ei ole seda näiteks päeval vaja, seda põlevat pirni, siis mu arust on okei ka õhtul kaaslasele öelda, et kuule, muidu see läks läbi, et kas viitsiksid vahetada. Teiseks on see ka, kolmandaks ja neljandaks, ma ei tea, mitmendaks juba, aga kui on mingi asi, millega ma lõpuks hakkama ei saa ja mu mees ei taha mind aidata, siis on kõik teenused, kuhu ma saan helistada. Pesumasin läheb katki, hallo, tere, mul on abi vaja, mu pesumasin läks katki, helistad kuskile teenusesse, auto läks katki, viid esindusse, no mida iganes. Nagu, et põhimõtteliselt Tain kunagi küsis, mis sa teed, kui see auto katki läheb ja mind ei ole? No mis ma siis teen? Ma helistan kellelegi, kes oskab, et ilmselgelt, kui see ei ole minu ala, siis no ma ei hakka seda puutuma. Aga teiseks, kolmandaks, neljandaks, viiendaks, kuuendaks, mis ta ütles on see, et temale näiteks on väga oluline, et kui mul on millegagi abi vaja, et ta küsis mu käest, aga kellel sa kõige esimesena helistad? Nagu kui sul on millegagi abi vaja, kellel sa kõige esimesena helistad? Sest ilmselgelt mul on vend ka. Mul on sõbrad, tuttavad, aga esimene inimene, kellele ma helistan, kui mul on abi vaja, on mu elukaaslane. Sest et mingis mõttes see minu jaoks iseenesest mõistetav, et ma eeldaks, et tema aitab või toetab mind sellega, sest et see ei ole enam minu isa ülesanne, ema ülesanne, see ei ole mu sõprade ülesanne. Nagu ilmselgelt jah, nad kõik aitaks mind, sa aitaks mind, aga nagu ma nagu eeldaks, et mu elukaaslane, kelle ma olen valinud, on see, kes mind toetab ja aitab ja teeb, kui midagi on nagu väga-väga vaja teha. Ja selle peale ta ütles, et ta ainult seda tahtiski kuulda. Et tema, ja see ütleb mulle, et tema ilmselt või ongi väga mehelik mees minu jaoks, sest et ta on valmis mind aitama kõigega, mis mul vaja on. No võt, mulle meeldib, kui meestel on see suhtumine, et mulle meeldib, kui sa mult abi palud. Mulle meeldib olla see mehelik mees, kes saabki sind aidata, kes saab siis sulle toeks olla mingites momentides, et minu arust see muudabki nagu mehelikuks ja heaks meheks. Ja selle suhte tegelikult mingis mõttes ka suhteks. Sest et miks me muidu koos eksisteerime, kui me ei aita üksteist, meil on savi, mis teine teeb, me ei räägi, mis iganes, et nagu mis mõte sellel siis enam on? Aga siin tulevad mul kohe need TikTokid meelde, kus on mingi, et kui mu kutt ei ole kodus, siis mingid tassid, mingid üliraskeid kaste ja värke ja kui mu kutt on kodus, kus aitaks mul selle purgi lahti teha? Aga mina ütleks, et tegelikult nii võib ju olla. Absoluutselt. Miks ei võigi siis nii olla? Las ma siis üksinda, et saan hakkama, aga kui ta on, siis ma küsingi talt. Jah. Me teeme mõlemad oma elu kergem, nagu üksteise elu kergemaks. Et mina ju aitan teda mingite muude asjadega, et ei ole, mitte muidugi ainult see kõik ei ole ühepoolne, mina mingi ootan mingit abi, et kui samamoodi on temal mingit abi vaja, siis ma pakun seda. Aga tõmbame otsad kokku siis selle kõige põletavama küsimusega, et kui on teidile minek, kes peab maksab? Kes peab maksab? Kes peab maksma? Kes maksab? Jah, nii. Kes tahad vastust ka sellele? Jah, paluks. Teate, et see oli kusjuures Laural endal Instas ka. Ja ma nõustun temaga. Nii. Ta ütles, et kui tema kutsub mehe välja, ütleb, et kuule, lähme restosse, värki-särki. Tema sõnastus oli see, ma tean, mida sa mõtlesid, ma kuulasin ka kõik need. Võib-olla ma sain valesti arvast, ma praegu hakkan mõtlema, et oota, ütle. Tema sõnastas seda nii, et kui tema naisena siis ütleb, et kallis, ma tahaksin su välja viia ja ma maksan, et ta peab seda kindlasti ütlema. Tema point oli see, et kui tema ütleb, et ta maksab, ainult siis on okei
ka eeldada talt seda, et ta maksab. Okay. Aga tema sõnastus oli see, et isegi see võib ka nii olla, et ta ütleb, lähme kallis, jah, et ma viin su välja, aga mees maksab. Aga jah, kui ta ei ütle seda klauslit. Sellega ma ei nõustu, sest et mehed tegelikult, olgem ausad, meestel tegelikult tuleb kõik välja öelda tõesti. Nagu... Pigem on hea, jah. Jah, nii. Aga minu jaoks meie suhtes on alati olnud niimoodi, et kui mina ütlen, et kuule, ma tahan sind kinno viia, siis mina maksan selle kinno, sest et mina olen selle ettepaneku teinud. See on ka minu ülesanne see nagu kui sa seda ära nii teha. Sõnastad, aga kui on nii, et lähme kinno. Kuidas siis on? Meil on nii, et praegu on tõesti Tain maksnud. Yeah. Ja sulle meeldib see lahendus ja kõik, kuidas nagu... See kuidagi on minu jaoks nii naturaalne, sest et meil on nii pikalt see olnud, aga meil on ka tegelikult niimoodi, et kui me näiteks ongi, et kuule, lähme kinno, kui Tain maksab piletit, siis mina maksan popcorni või noh, nagu üldse, et nagu... Sa panustad ma panustan ka ja et ei ole päris see, et ma eeldan, et ta kõik asjad kinni maksab, et ikkagi ma ise ka omalt poolt midagi panen sinna. Kui on see, et tema ütleb, et kuule, ma tahan sind välja viia, siis ma tegelikult, meil on olnud, et tema maksab. Ja. Aga ma olen nõus ise täiega panustama alati. Selles mõttes, et meil ei ole kunagi olnud seda probleemi, et ma viin su välja, maksan seda ja sa ei tee midagi, et nagu ta isegi kunagi ei ütleks seda. Aga ma ei taha kunagi, et ka siuke olukord oleks. Et ma ikkagi, mulle meeldib tunda, et ma sain ka talle midagi anda. Kas siin sinu arvust mängib ka rolli see, kes rohkem teenib või see ei ole otseselt siin oluline? Tead, see on hea küsimus. Sest et kui me võtame loogilises mõttes, siis see, kes rohkem teenib, tal on ka rohkem võimalusi, et nii-öelda pakkuda igast asju oma teisele poolele. Kas ta peab seda nii-öelda karistust kandma, et ainult sellepärast, et ma rohkem teenin, pean ma seda tegema? Ma ei tea. Ma arvan, et see on pigem ikkagi, et ma tahaks, et mees ise tahaks seda teha, et ma ei taha kunagi olla selles positsioonis, kus mina sunnin teda seda tegema. Et nagu kui ta tunneb, et ma teeningi rohkem ja ma saangi seda teha ja mulle meeldib seda teha, siis by all means tee välja, too kingitusi, mis iganes. Jah, ma üleüldises mõttes nagu nõustun sinuga kõiges. Lihtsalt võib-olla ongi nagu keerulisem. Hästi palju rõhutakse sellele, et kes kutsub välja, see põhimõtteliselt maksab. See on nagu selline, Aga mis saab siis, kui suhtes nagu pidevalt võib-olla naine on see algataja? Sest mehel, ma ei tea, võib-olla ei tule pähe, et teidile minna või mis iganes, et kuidas siis ei ole ju ka nagu õiglane, et iga kord, kui naine pakub, et võiks minna, et siis ta peab maksma. Ma arvan, et see ongi ilmselt siis see läbirääkimiskoht, et esiteks, et mis mees sellest arvab ja et võib-olla ongi siis see, et teha mingi kokkulepe, et jah, et ma võin olla see algataja iga kord, aga see ei tähenda, et ma pean alati maksma. See on vist nagu väga läbirääkimise koht, sest et see on üks suht keeruline olukord minu arust. Ma tean, et ilmselt Laura Valk ütleks siin, et mõttetu mees. Jah, kohvrid juba. Kohvrid ukse taha. Et kui ta juba siin nagu üldse ei tule selle peale, et siin teidile viies on juba halb, on ju. Aga meie nii mustvalgelt põhimõtteliselt ikkagi ei võta kõike päris, et ma arvan, paljud asjad on ikkagi läbirääkimise küsimus, et nagu esimene lahendus ei saa olla see, et kohvrid lihtsalt ühed aega kõnni minema. Et kindlasti on nagu läbirääkimise küsimus ka ja siis nagu vaadata edasi, et kas see rääkimine on ka nagu töötanud või et kas see siis hakkab toimima või et sealt juba siis edasi vaadata. Võt. Aga ma loodan, et teile meeldis siis meie selline arutelu sellel teemal. Me ei tahtnud kellelegi liiga teha. Meil lihtsalt see on intrigeeriv teema, mille üle me ise oleme ka natuke arutlenud, mitte küll väga palju, sest me tahtsime seda hoida selle episoodi jaoks. Aga lihtsalt jagasime oma mõtteid ja nagu ma ka alguses ütlesin, siis ma ei soovita mitte kellegi sõnu, mitte kunagi. Isegi mitte oma ema, isa. Mitte võtta 100%. Võtta sealt nopi välja, mis sulle meeldib, mis võib-olla on huvitav. Mängi oma peas läbi ka mingisuguseid võib-olla, et miks ma nii mõtlen või kust mul tuleb see arusaam ja nagu küsitle, hästi palju küsitle kõike. Ja ma ütleks 100% sama ja seda ka, et kui me nii-öelda arutleme kellegi sõnade üle või kellegi teguviisid üle, siis see ei tähenda, et me kuidagi nagu hinnanguliselt seda teeks, mingi, et sa teed seda valesti. Ei, vaid see ongi nagu diskussioon, et me ei taha nagu Kais ütles, me ei taha kellelegi liiga teha, me ei taha kellelegi halba, sest et meil ei ole siin aega mingit mean girl'ide jaoks.
me ei toeta seda energiat, vaid see ongi lihtsalt täiesti puhas objektiivne diskussioon. Ja mis ma veel, tore, mul see praegu meelde tuli, mis ma siia kõige lõppu tahtsingi tegelikult öelda, on see, et mis ma arvan kogu sellest Laura Valgu teemast, mis on kõige positiivsem, mis on välja tulnud, ongi kogu see arutelu, mis ühiskonnas on tekkinud. Et ongi, et naised hakkavad rohkem võib-olla mõtlema sellele, mida nad väärt on, mida nad päriselt ootavad suhtest ja võib-olla ei lähe nii kergelt lihtsalt vooluga enam kaasa. Et kõik need arutelud, mis tekivad suhetes sõbrannade vahel, ma arvan, see on see kõige olulisem asi, mis kogu sellest teemast välja tuleb. Jah, nii et jällegi see ei ole mustvalge, et mingi ütleb nii nõmedaid asju. Ei ütle. Ta ütleb väga tegelikult osasid asju, mis on kasulikud ja tõesti nagu, mille üle tuleks mõelda. Ja ma arvan, et väga hea, et ta neid nii teravalt ütleb, sest et see panebki meid rääkima ja arutlema nende teemade üle. Absoluutselt. Aga sellega me täna lõpetame. Jah. Aitäh, et sa kuulasid, aitäh, et kaasa mõtlesid ja näeme või kuuleme juba järgmises osas. Jah, bye. Ciao!